kuidas eraldada samal kõrgusel asetsevaid noote. Kui me mängime puhkpilli, näiteks plokkflööt, flööt, saksofon, siis me saame 2 nooti eraldada keelelöögiga. Tuu, 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 tuu. Torupillil on seda teha raske, sest heli ei katkesta mitte keelelöök, vaid surve torupilli kotile. Midagi ei juhtu, kui ma teen tuu, tuu, tuu. Võib ju proovida, et käega eraldada näiteks G-noote. Kuid see kõlab natukene juba veidralt. Et torupilli peal saaks 2 või 3 sama kõrgusel asetsevat nooti mängida, siis me kasutame selleks kas ülemist abiheli või alumist abiheli. See tähendab, et kui mul on G-noot, 2-3 tükki on vaja järjest mängida, siis ma mängin siia vahele A-noodi. See A siin muidugi ei ole mitte meloodia, et pa, 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 siis juba tekib meloodia tunnetus, vaid see A-noot on hästi korraks. Pa, pia, pia. Ja korraks see tähendab seda, et ma seda G esimest näppu tõstan ainult hetkeks üles ja juba kostub väike vaheheli ja see eraldabki noodi. Proovime. Nüüd ma mängisin päris mitu G-nooti ja eraldasin neid läbi ülemise ehk A-noodi. Samamoodi saame kõiki teisi noote eraldada läbi ülemise noodi. A-noot läheks siis pi, pi, pi. Tõstan korra ainult A näppu ja kõik hästi korraks, sest kui sa jätad selle pikemaks, selle vaheheli, siis hakkab see juba mõjutama meloodiat. Selleks üks väike harjutus. Järjest mängime skaalat kõrgemaks, pa, pi, pa, pi, pa, pi, pa. Aga mängime kõiki noote 4 korda ja eraldame siis vastavalt läbi ülemise noodi. Nüüd me olemegi jõudnud kõige viimase noodi juurde, mis on E-noot. Ja E-noodis kõrgemat heli enam ei olegi. Ehk siis, kas see noot jääb eraldamata? On ka võimalik teistmoodi. On võimalik teine variant, kus sa mängid eraldusheli läbi alumise noodi. See tähendab, et alumine sõrm korra läheb vastu sõrmilist. Harjuta ennem need ülemise sõrmega eraldused ära ja siis proovi alumisega eraldamisi.
Jälle me oleme jõudnud nooti, mis on D-noot ja sellest alumist nooti enam ei ole. Ehk siis me ei saa eraldada alumist D-nooti läbi alumiste nootide, sest rohkem lihtsalt ei ole torupillil noote. Ka seda peab eraldama siis läbi ülemise abiheli. Muidugi on erinevaid eraldusvõtteid veelgi. Kui sa näiteks mängid G-nooti läbi alumiste helide, sa võid 1 näpuga lüüa siia vastu, võid 2 näpuga, võid 3 näpuga. Mängid A-nooti, jälle võid terve käega tegelikult eraldada. Et selliseid alternatiivseid variante on teisigi. Mängin jällegi üles helirea ja mängin erinevaid eraldusmooduseid. Põhimõtteliselt algul harjuta läbi ülemiste ja läbi alumiste abihelide ja kui lugusid juba mängid, siis võid endale mugavad eraldusvõtted ise leiutada.